Teoreemi eeldus on, meil on antud nelinurk A, B, C, D ja selles nelinurgas on üks paar võrdseid ja paralleelseid vastaskülgi. AD on paralleelne BC-ga. Teoreem väidab, et sellisel juhtumil on nelinurk A, B, C, D rööpkülik. Nii teoreemi tõestamine. Vastavalt rööpküliku definitsioonile peavad nelinurga vastasküljed olema paralleelsed. Üks paar vastaskülgi on meil eelduse järgi paralleelsed. Järelikult peame näitama ka, et lõigud AB ja DC on paralleelsed ehk sirged AB ja DC on paralleelsed. Teoreemi tõestamisel kasutame sirgete paralleelsuse esimest tunnust ja see esimene tunnus kõlas nii. Kaks sirget on paralleelsed siis ja ainult siis, kui nende lõikamisel kolmanda sirgega tekivad võrdsed põiknurgad. Et tõestada teoreemi, joonestame kõigepealt nelinurgale diagonaali BD. Joonisel tekib kaks kolmnurka ABD ja kolmnurk DBC. Näitame, et need kolmnurgad on võrdsed tunnuse külg, nurk, külg järgi. Nendel kolmnurkadel on kaks külge võrdsed eelduse järgi, AD võrdub BC-ga ning neil on ühine külg BD. Nüüd näidatakse, et nende võrdsete külgede vahelised nurgad on võrdsed. See tähendab, et nurk ADB ja DBC on võrdsed. Tähistan need nurgad numbriga 1. Need nurgad on võrdsed sirgete paralleelsuse tunnuse järgi. See tähendab, et kui kahte paralleelset sirget on lõigatud kolmanda sirgega, siis tekkinud põiknurgad on võrdsed. Nurgad A, D ja B ja DBC on põiknurgad. Kuna kolmnurgad ABD ja DBC on võrdsed, siis järelikult on võrdsed nendel ka vastavad nurgad. Tähistame võrdsete külgede AD ja BC vastas olevad nurgad. Olgu nende nurkade tähiseks siis number 2. Kasutame jälle sirgete paralleelsustunnuseid põiknurkade järgi ja me näeme, et kui kahte sirget AB ja DC on lõigatud kolmanda sirgega BD ja selle lõikamise tagajärjel on tekkinud võrdsed põiknurgad. Põiknurgad on meil tähistatud tähega numbriga 2, siis järelikult need sirged AB ja DC on paralleelsed, mida oligi meil vaja tõestada.